Täna räägime sellest, kuidas olla nutikas peokorraldaja. Kui lähenemas on suuremat sorti pidu ja külla saabumas kõik sõbrad-sugulased, siis tavaline praktika on see, et varutakse endale koju meeletus koguses toitu ja kahjuks see kõik jääb pärast üle. Tänases videos jagame sinuga nippe, kuidas sellise olukorraga mitte silmitsi seista. Kui lähed poodi, siis tee kindlasti poe ostunimekiri. See aitab sul kulutustel silma peal hoida ja varuda just õiges koguses toitu. Ning kui sinu sõbrad on suured lihaarmastajad, siis varu rohkem liha. Ning kui ehk eelnevatel pidudel on rohkem juurvilju, köögivilju, puuvilju alles jäänud, varu neid natuke vähem. Nii et tuleta meelde oma eelmised peod. Väga oluline on seegi, kui pikk sinu korraldatav pidu on. Kui see on kõigest põgus banketikene, kus sooja toitu ei pakuta, siis kindlasti sinu ettevalmistused ja toidukogused võivad olla märgatavalt väiksemad kui hilisõhtuni kestva peo puhul. Tunniajase vastuvõtu puhul arvesta inimese kohta 250 grammi toiduga. Õhtul kella 7 keskööni kestva rikkalikuma peolaua puhul 1 kilogrammi toiduga meesterahva kohta ja 800 grammi toiduga naisterahva kohta. Hommikuni kestva pulmapeo puhul tuleks kogust suurendada maksimaalselt 1,5 kiloni inimese kohta. Erinevate toiduainete koguste puhul tuleks meeles pidada seda, et ühte toidugruppi tasuks võtta kuskil 150 grammi inimese kohta. Magusa puhul on see number kuskil 100 grammi, aga tegelikult võiks magusat veel vähem süüa. Lastele pidu korraldades tasub mõelda ilmselt sellele, et lapsed peomeeleolus väga palju ei söö. Nii et päev otsa kuskil salatit hakkida pole kindlasti mõtet. Küll aga sobivad ideaalselt erinevad näpu vahelt söödavad snäkid. Nii et üks lahendus on kindlasti erinevad porgandid, köögi, puuviljad. Minu enda lemmikud on erinevad tervislikud küpsetised, nii et head isu lastele. Kui sul sellegi poolest aga kipub toit üle jääma, siis alati saad need külalistele kaasa pakkida või järgmisel päeval naabritele sisse sööta. Ja ülejäänud grillliha näiteks kõlbab väga hästi ka sügav külmutada ning igal sulle sobival hetkel uuesti üles sulatada ning ära grillida. Ja ka puuviljatükikesed saad sa järgmisel päeval mõnusaks smoothiks blenderdada. Nii et nutikaid lahendusi on palju. Head isu!